Tere hommikust kõigile. Good morning, Kelly, kui you are ready. Yes, good morning, and we start. Nii et alustame siis. Yeah, let's just pray together. Alustame palvega. Thank you, Lord, for the day. Jeesus, tänu sulle selle päeva eest. Thank you for what is prepared today as well. Ja tänu selle eest, mille sa oled meile valmistanud tänaseks. We are excited because our life is in the Spirit, Me oleme põnevil, sest me elame oma elu vaimus. and we are excited for everything ahead of us today. Ja me oleme põnevil sellest, mis meid täna ootab. Bless our time now. Õnnista seda aega. In Jesus' name, Jeesuse nimel. amen. Amen. We're looking at Matthew 10, like I said. Ma andsin teile Matteuse 10. peatüki. And quickly looking at the scripture, how Jesus phrased it, Ja vaatame, millest Jeesus siin räägib. or the sentence that he brought forth. Tähendab, mis see oli, mida Jeesus mõtles salmiga 16. He said, I'm sending you out Ta ütleb, ma tõlgin otse inglise keelest, vaata, ma läkitan teid välja like sheep among wolves. nagu lambaid huntide keskele. Therefore, be as shrewd as snakes Olge siis arukad nagu maod and as innocent as doves. ja süütud nagu tuvid. If you recall, these are the same words that God spoke to Moses. Kui sa paned tähele, siis seda on sarnased sõnad, mida Jumal ütles Moosesele. Because Moses cried for identity. Mooses hüüdis oma identiteedi pärast. He wanted to represent somebody that he knows very well because he was very familiar with the gods of Egypt. Ja ta tahtis kedagi esindada, sest ta oli kursis või ta teadis Egiptuse jumalaid, aga nüüd ta tahtis teada, keda ta esindab. He wanted to look at the superiority and the authority of a God he is going to represent. Ta tahtis teada, mis on selle jumala võimsus, keda ta esindama hakkab. I'm looking at the way Jesus started, I am. Jeesus alustas sõnadega, vaata mina olen, mina läkitan. I am sending you out like sheep among wolves. Et see olen mina, kes läkitab teid välja nagu lambaid huntide sekka. So it's the same I am that sent Moses into Egypt. See on sama I am, see sama mina olen, läkitab jüngreid, kes läkitas ka Moosese Egiptuse vaarao juurde. Whom Moses demanded identity thoroughly because he understood what Pharaoh was. Mooses tundis vaaraot, ta teadis, mida sealt on oodata ja ta tahtis täpselt teada selle Jumala väge ja olemust, keda ta esindama hakkab. He understood the cruelty that Pharaoh was. Ta teadis, kui julm see vaarao võib olla. And he says, I'm sending you like sheep among wolves. Ja Jeesus ütleb siin, vaata, ma läkitan teid ka nagu lambaid huntide juurde. In both the contexts, look at both the contexts that this sentence, I am sending you out. I am. Vaata, kuidas see kontekst on sarnane, kus see mina olen, Jumal ütleb, mina läkitan sind. But all the same, we are looking at the contextual that is talking about wolves. Aga vaatame ka neid hunte. And we want to know who are the wolves. Ja me tahame teada saada, kes need hundid on sellised. They are not just literal animals here in this context. Siin ei ole tegemist lihtsalt metsahuntidega. It's a metaphor for people who oppose God's truth. See on metafoor inimeste kohta, kes seisavad vastu Jumala tõele. Because they stand to oppose truth and oppose his servants that he has sent.
Nad seisavad vastu tõele ja sellepärast, et nad seisavad vastu tõele, nad seisavad vastu ka Jumala saadikutele. These are individuals, groups, or systems that are very hostile. Need on grupeeringud, üksikisikud ja terved süsteemid, kes on väga kurjad ja vaenulikud. Very hostile to righteousness Nad on õigsuse suhtes vaenulikud and the kingdom of God. ja üldse Jumala kuningriigi suhtes. I don't know how you look at this word hostile, very, very hostile. Kuidas sina mõistad seda, et väga vaenulik, Mostly to righteousness igasuguse õigsuse vastu vaenulikud and to the kingdom of God. ja Jumala kuningriigi vastu? They represent opposing God. Just that's their key thing. They oppose God. Nende võtmehoiak on lihtsalt oponeerida või seista vastu Jumalale Very aggressive ja agressiivselt and very dangerous. ja nad on ohtlikud. And if we can refer to what Acts of Apostles 20:29 refers, it says, Apostlite 20:29 ütleb, after I leave, vist on Paulus ütleb, pärast seda, kui mina ära lähen, savage wolves metsikud hundid, kiskjad hundid tulevad teie sekka. will come in among you Nad tõusevad üles teie endi seast and will not spare the flock. ja nad ei säästa karja. You know, when the wolf invades the flock, they don't spare. They just want to, Kui hundid ilmuvad karja sekka või tõusevad karja seast üles, siis nad ei halasta, nad ei hooli mitte kellestki. We have among us spiritual predators Koguduse keskel on vaimulikke kiskjaid, who seek to destroy the sons of God or the people of God. kes lõhuvad Jumala rahvast, Jumala poegi. They are spiritual predators. Nad on vaimulikud kiskjad. They prey on the vulnerable. Nad jahivad, keda nad saavad haavata, nad jahivad nõrgemaid, et neid purustada. Just like sheep, just like the wolves hunt sheep. Nagu hundid jahivad lambaid. They look for a sheep that is alone. Nad vaatavad, kes jääb karjast eemale või on natuke rohkem üksi. Vulnerability in spirit Nad on haavatavad vaimus. is having a loner mindset or a loner motive. Et keegi, kes on natukene kuidagi omaette või hoiab omaette. You become vulnerable. Sellised võivad langeda saagiks kiskjatele. You'll be hunted by the wolves. Et see haavatavus teeb sind saagiks või huntidele. What these wolves do spiritually, they target the weak in faith. Mida hundid teevad? Nad leiavad neid, kes on usus nõrgemad. And those that are naive to deception, they are very naive to Ja deception. need, kes on naiivsed ja ei oska vahet teha, ei tunne ära pettust. I can give you a lot of scripture references and this and that, but I don't want to go Ma that võin direction. tuua palju kirjakohti, aga ma praegu neid ei võta. These spiritual predators called wolves do to people. Et see, mida need hundid on võimelised tegema lammastele. The point is, Tähtis on see, et they target the weak in faith. et nad püüavad kätte saada või kahjustada neid, kes on ise oma usus nõrgemad. If I may pause a little bit here, what does it mean to be weak in faith? Mida see tähendab, et on nõrk usus? Or to be naive? Või mida tähendab see, et sa oled naiivne? Those are the things that we should read in lines and look at how the spiritual predators come. Me peame neid asju teadma
et mõista, kuidas need vaimsed kiskjad, vaimulikud kiskjad oma tööd teevad. They come and appear harmless, Nad tulevad kenasti nagu sellised süütud ja ohutud or they look like righteous outwardly, Nad näevad välja väliselt, nagu oleksid nad väga õiged, but their motives are evil. aga nende motiivid on kurjad. They pose from the outside. They put up an appearance from the outside. Et nende väline kuju on selline kena, et nagu teesklus on väljaspool. And Jesus said one thing on this. Ja Jeesus ütles selle kohta, He said, watch out olge valvel for false prophets. valeprohvetite suhtes. They come to you in sheep's clothing, Nad tulevad kõik nagu lambakesed, but inwardly aga seespidi they are ferocious wolves. on nad metsikud hundid. They appear harmless. They come calmly and they show up the appearance to be righteous. Nad näevad nii õiged välja ja nad näivad nii ohutud ja süütud. Nad on They nii appear rahulikud, ruthless. They appear ruthless and selfish. aga tegelikult on nad enesekesksed ja halastamatud, isekad. They normally act out of greed. Tavaliselt on selle motiiv taga ahnus They are very ambitious. ja ambitsioon. They act out of malice Nad on pahatahtlikud, and they show no concern for others. aga nad ei hooli, nad ei näita mitte mingisugust südametunnistust selles suhtes, mida nad teistele teevad. They only fight for their own well-being. Nad seisavad ja võitlevad ainult omaenda huvide eest. They are opportunistic. Nad on oportunistid, nad kasutavad iga võimalust ära enda jaoks. And they attack when the sheep is unprotected. Ja nad ründavad, kui lammas on kaitsetu. Yeah, we just had one that was pulling people to his home and prophesy on them secretly. Meile ilmus üks, kes kutsus inimesi enda juurde koju kogudusest ja profeteeris neile salajas. And the prophecies that the person is prophesying is just fear and everything. People are coming back to say, I'm so scared. This one is See, mida ta siis profeteeris neile, see oli kõik selline hirmusegune, see pani inimesed hirmu alla, nii et nad tulid kogudusse, ütlesid, et et ma olen nii hirmul. Yeah, so they attack when the sheep is alone, unprotected. Nad tulevad lammaste juurde, kes on oma pead ja kes ei ole kaitstud. And this is what Jeremiah said. He said, among my people Jeremiah ütleb sedasama. Are the wicked who lie in wait. Jeremiah ütleb, et minu rahva seas on need, kes varitsevad salajas, ootavad. Like men who snare birds. Nii nagu linnupüüdja paelad ootavad, et lind peale laskuks. They devour the people of the land. Ja nad neelavad alla maarahva. And so we're just looking at how the wolves and ruthless and selfish and predatory. Vaatame, kuidas need kiskjad ja kuidas nad isekalt, kasuahnelt, kuidas iganes nad toimivad. Wolves are very strategic and organized as well. Hundid on väga strateegilised ja nad on organiseeritud. They hunt in packs. Ja tavaliselt hundid liikuvad ju karjades, kampades. Showing coordination to achieve their goals. Nad töötavad koos, et oma eesmärki saavutada. And spiritually, opposition may come in coordinated efforts. Ja vaimses mõttes see vastuseis võib tulla selle läbi, et vastane on koordineeritud oma tegevuses. Like a pack of false teachings, people
brought out the pack of false teachings in the nii church. nagu kogudusse tulevad valeõpetused ja on terve jõuk, kes võib-olla kannab seda valeõpetust. There is peer pressure as well, bringing people down. Siis nad avaldavad survet inimestele, ka mõjutavad neid ja kisuvad neid maha. And those things that we can look at. But we want to look at what Jesus said also in Luke 10 Kõike verse 3. seda on hea teada, aga me vaatame, mida Jeesus ütles selle kohta ja vaatame Luuka 10:3. I think it's the same word that is using. The cardinal word is sending you. Põhiline on see, et ka Luuka 10:3 ütleb, et vaata, mina läkitan teid kui lambaid huntide sekka, minge. I'm sending you out like lambs among wolves. Ja siin ütleb lausa, et ma saadan teid kui tallekesi huntide sekka. And this is a time when Jesus labored to teach. See oli see aeg, kui Jeesus väga põhjalikult õpetas neid. And he made sure that they understand the kingdom properly. Ja ta tõesti tahtis, et jüngrid mõistaksid kuningriiki õigesti. He was really preparing them from opposition. He Ja prepared Jeesus them. tõesti valmistab neid ette opositsiooniks, selles vastuseisuks, tagakiusuks. He really prepared them in terms of persecutions. Ta valmistas neid ette, et tagakius tuleb And the hostility that is in the world. sest see maailm on vaenulik valguse suhtes. And the message was clear to them. Ja jüngrid said asjast aru. He said, not everyone will accept you. Nad said aru, et mitte igaüks ei võta sind vastu. Not everyone will accept the message. Ja mitte igaüks ei taha su sõnumit vastu võtta. You know, when you look at sheep is innocence. It looks very innocent. Et And also vaata, kui sa vulnerable. vaatad lambaid ja tallesid, nad on ju täiesti ohutud, nad on süütud. Very innocent and vulnerable as well. Nad on haavatavad, nad on puhtad, süütud, But one thing he said, be clever. aga Jeesus ütleb, aga te peate olema targad. Stand out like clever, like serpents, like snakes. Te peate olema targad nagu maod, et te oleksite vastased neile. As innocent as a dove. Aga samal ajal te olete süütud ja puhtad nagu tuvid. And that was very powerful teaching Ja see oli väga võimas õpetus to them because it was opening them out to be so intelligent in the spirit. Ta seadis neid jüngreid valmis ja et nad oleksid väga terased ja intelligentsed vaimus. To understand environments. Et nad mõistaksid seda keskkonda, kuhu nad lähevad. To have a high sense of discernment. Ja et nende tunnetus ja eristamisvõime, see vaimude eristamisand töötaks. And act it upon the leading of the Holy Spirit. Ja et nad oleksid pühast vaimust juhitud. And when I am in the midst of opposition, how do I reflect the kingdom? Ja et nad saaksid aru, kuidas keset seda vastuseisu kuningriiki õigesti esindada. It's in the form of a dove. Nagu tuvi. The leading of the Spirit. Püha vaim juhib sind nii. Because the Bible says that those that are led by the Spirit are the sons of God. Sest Piibel ütleb, et need, keda püha vaim juhib, need on Jumala pojad. In the midst of opposition. Ka keset vaenulikku tagakiusu in või vastuseisu. The midst of persecution. Ja keset tagakiusu. In the midst of hostility. Ka siis, kui ollakse sinu vastu lausa vaenulikud. I have the sense of discernment and come out
as a dove. mu vaimu teristamise ainult töötab ja ma suudan ennast hoida nagu tuvi. And this really does not exempt us to face opposition, to face hostility and persecution. See, et me esindame kuningriiki, ei tähenda, et me ei saa kohtama vastuseisu ja vaenulikkust. We are not exempted. Me ei pääse sellest. I see a lot of sons of God and Christians, they say, when they face through something, they begin to cry, oh no, why me, Lord God, why me? Ma olen näinud nii palju kristlasi, kes, kui nad satuvad sellisesse olukorda, siis läheb üheks nutulauluks, et miks mina ja mille eest ja mis õigusega. Because Jesus was clear to say, I'm sending you out. Aga Jeesus ütles ju, et minge, ma läkitan teid, ma saadan teid välja. So if you face such opposition, such hostility and such persecution, what do you do? Et kui tuleb see vastuseis ja tagakius ja selline vaenulikkus sinu vastu, mida sa siis teed? And this is one thing he's telling us to say, you are clever. Ja Jeesus ütleb, et sa pead tark olema. Ole tark. You are shrewd. You are shrewd. Sa pead olema kaval ja teadma, mis sa teed. And as a dove, innocent. Ja samal ajal sa oled tasane, sa oled vaikne, sa oled rahus nagu tuvi. I want to encourage you this morning. Nii et ma tahtsin julgustada teid täna hommikul. I want to encourage us. Et tõesti, et me oleksime julged selle keskel. That we are sent in the midst of hostility, persecution and Et opposition. me kohtame sellist vaenulikkust, pahatahtlikkust ja vastuseisu. But we are shrewd like snakes. Aga me peame olema väga targad, And as innocent as doves. arukad ja samas hoidma ennast ise puhtana nagu tuvid. Whenever you go through opposition or persecution, Kus iganes sa lähed läbi sellisest vastuseisust, you are not the first one. sa ei ole esimene, keda see tabab. He went through. Tema, mõtle, mida tema koges. Just imagine standing in front of Pilate. Mõtle, Jeesus pidi seisma Pilaatuse ees. And Pilate was asking him and saying, are you the king of the Jews? Ja Pilaatus küsib, kas sa oled juutide kuningas? Just imagine, just being into that hostile environment. Sa kujutad ette, kui vaenulik oli see õhkkond Jeesuse ümber. One thing that I pick is that he who promised Aga üks, mida ma tean, on see, et see, kes lubas, is faithful. see, kes tõotas, ta on meile ustav. Whatever he says Mida iganes tema ütleb, is truthful. ta on ustav selles. Yes, we have wolves around us. Jah, meie ümber on hundid We need to be clever. ja me peame olema väga arukad. Like I said, wolves can appear friendly, Nagu ma ütlesin, hundid võivad esialgu näida väga sõbralikud. they can appear very lovingly. But Nad isegi mängivad, nagu nad oleksid nii armastavad. that's not the love. Aga see ei ole üldse tõsi. But one thing that really helps us Aga mis meid aitab, is the Holy Spirit, on Püha Vaim, because he reveals every detail. Püha Vaim ilmutab sulle iga detaili. There is no detail that the Holy Spirit has never revealed. Ei ole mitte midagi, mida Püha Vaim ei saaks sulle ilmutada. He makes sure that he brings to our awareness everything that surrounds us. Püha Vaim tahab sulle selgitada, et sa mõistaksid seda, mis toimub. And I pray that it's the same to all of us, Ja see kehtib meie kõigi kohta. that the Holy Spirit really whispers to our ears and tells us what surrounds us. Et Püha Vaim annab meile
justkui sosinal meie sees märku, mis see on, millega sa vastamisi oled. Our lesson is that Jesus warned. Meie õppetund on see, et Jeesus hoiatas meid ette, That opposition is part of our mission. et vastuseis kuulub meie missiooni hulka. What we need discernment critically. Me vajame kõige enam seda eristamisvõimet. And we need a balance of innocency and also cleverness. Ja me peame püsima, hoidma ennast ise süütuses ja puhtuses ja kasutama oma mõistust, kasutama oma tunnetust, et olla targad. Yes, we are called to be gentle. Ja me peame olema õrnad ja mõistvad. We are called to be pure. Ja peab hoidma puhtana ennast, emotsionaalselt puhtana ja õigsuses nagu lambad. But also strategically wise and aware. Aga strateegiliselt me peame olema teadlikud ja targad. Like snakes. Nii nagu Jeesus ütleb, nagu maod. Where should we lean? Kellele me toetume? We should lean on him alone and his protection. Me toetume ainult temale ja tema kaitsele. One thing that we should know is that wolves cannot harm those under God's care. Et ühte asja sa pead teadma, hundid ei saa kahjustada neid, kes on Jumala hoole all. When we trust in his guidance. Kui me usaldame tema juhtimist. Yes, indeed. This is just a piece of bread this morning. Nii et see oli see väike leivatükk täna hommikul. And a piece of cake that we can have with our coffee. Et siuke koogitükk kohvi kõrvale sulle hommikuks. Yes, indeed. Let's just pray. Nii et palvetame. Glory to your name, Lord Jesus. Au sinu nimele, Jeesus. Thank you, Lord, that you are opening us up and revealing to us. Tänu, et sa avad selle pildi meie ees ja informeerid meid sellest. How we should position ourselves. Et kuidas me peaksime suhtuma. How we should be in the midst of hostility. Kuidas me peaksime ennast ülal pidama keset vaenulikkust. In the midst of persecutions. Ja tagakiusu ajal. And oppositions. Ja vastuseisu puhul. We thank you for your word is clear and truth. Sinu sõna on tõde ja see on väga selge. We stand firm. Me seisame kindlalt. Aware of the schemes of the devil. Ja me anname endale aru vaenlase plaanidest. And so we thank you for today. Et me täname sind selle päeva eest. Bless our day. Õnnista seda. Bless our errands. Ja õnnista meie tegemisi. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Thank you so much. Thank you, Alec. Thank you, Alec. I don't know if that was a cake. Et ma ei tea, kas see just päris torditüki moodi täna oli. But it was good. Et see oli vähemalt väga hea. Et kas ta just päris tordi moodi välja näeb, rääkida huntidest. Bless Alec you and your weekend, your day. Thank you. See you again. Bye-bye. Thank you, bye. Halleluja. No nii, kuidas on siis täna selline? Ei ole täna juttu rõõmust, armastusest, rahust, vaid selline sahmakas vett kerisele või külma vett krae vahele. Et see on see igapäevane reaalsus, milles me ennast leiame. Töökollektiivides, ka koguduses, inimene, eks raud ihub rauda, liivapaberid ja sa vahel ei tea, milles asi on, et kas oled sina rumal või mis inimesel viga on, eks. Aga vaata, see Jeesuse hoiatus, aga mis Aalik ütles, et me ei pea käima rumalasti. Vaata, kui Jeesus ütleb, olge targad, olge arukad nagu maod. See ju vastaspool on see, et ärge olge rumalad. On ju? Mis on targa ja aruka vastand? On naiivne ja rumal, ignorantne. Ja mida, me oleme, ütleme, oma hingelisuses
miks me saame haiget? Miks inimesed saavad haiget, kristlased, usklikud, miks nad saavad haiget? Sest me oleme väga suure osa ajast tõelised lambad ja mitte heas mõttes, vaid kes me oleme siirad, me läheme südaõieli, hing avatud, me armastame kõiki ja meil on ettekujutus, et teine on samasugune ja tema ka armastab. Ja siis, kui ta ei armasta ja kui seal mingid hambad välguvad, siis sa oled nii üllatunud ja siis su hing on nii haavatud ja siis sa said nii haiget ja sa mõtled, miks ta niimoodi tegi ja kui sa saad haiget sellisel viisil, siis tähendab seda, et sa unustasid oma relvastuse. Sa ei andnud endale aru, et inimestel nad on kogudusse tulnud, aga nad ei ole tegelenud kõigi teemadega oma sees. Nad on võtnud väliselt võib-olla Kristuse vastu. Nad on võib-olla isegi uuesti sündinud mingil tasandil. Aga kas ta on tegelenud oma vana Aadamaga? Ja vaata, kes on vana Aadam, kui me räägime vanast Aadamast. Esimene, kes tõeliselt ilmutas seda, mis on inimeses, ilma Jumalata, lahus Jumalata, on Kain. Kõige esimene Jumala mehe poeg, ütleme, kui Aadam tundis Jumalat, eks. Aga mis ilmus juba kohe, oli Kain ja vaadake, mida Kain ilmutas. See oli täiesti enesekeskne, väga kitsa südamega, sellise kurja ja enesekeskse südamega, kes ei hooli mitte kellestki. See ikka nõuab küll midagi, tappa oma vend kadedusest, oma ainus vend. Aga Jumal näitas kohe ära, mis on siis, kui see ühendus Jumalaga on katkenud, kui inimene ei käi igal tasandil nagu Jumalaga koos, siis on Kain. Ja seda Kaini on suuremal või vähemal määral kõigis, kes tulevad Jumala riiki sisse ja selle Kaini likvideerimine võtab aega. Ka see vanem poeg selle noorema venna suhtes, kes see kadunud poja suhtes, kes seal seda kurjust ja andestamatust ilmutas, ta oli ju isa peres, ta teenis isa, mõelge see vanem poeg, vanem vend, ta oli ju kogu isa majapidamise haldaja. Tal oli väga tähtis koht, kui sa nii võtad, Jumala teenistuses ehk siis isa teenistuses. Ja nüüd tuleb see noorem vend väljas sisse ja vaata, mida vanem vend ilmutab. Puhas Kain. Vihaga, miks sa teda vastu võtsid, miks sa temast hoolitsed, miks sa talle head teed, miks sa talle andsid. Vaata, missugune ta on. Näed, vaata, isa on ju Jumala sümbol. Jeesus rääkis selle tähendamissõna viidates ju Jumalale. Nii. Ja vaata, kui lähedal oli vanem vend Jumalale. Selles mõttes, et Jumala riigis või koguduses. Aga vaata, mis sealt ilmus. Kaini süda. Puhtalt Kaini süda halastuseta. Ja me peame arvestama sellega, me ei tohi olla naiivsed. Et kui me kogudusse tuleme, et siis kõik on nagu pühad inglid seal. Ei ole. Inimesed on suuremal või vähemal määral haavatud, katki, neil on igasugused kompleksid, millega nad ei ole tegelenud üldse, isegi päästetud saades mitte. Mõnel istub kadedus sees, mõnel istub alaväärsus sees, mõnel istub võistlemine sees, mõnel istub uhkus sees, see kõik on üks komplekt. Ja kui ta tuleb Jumala riiki, ta on esialgu nii õnnelik, et Jeesus ta vastu võttis. Aga siis, kui see esimene päästeuudsus, see kullatolm nii-öelda maha vajub, siis hakkab hunt tema sees ringi vaatama. Kuidas ma siin karjääri teen? Kuidas ma siin eneseteostust teostan? Kelle arvelt? Kelle ees ma saan oma sulgi soputada? Kelle ees ma saan tähtis näida? Kuidas ma
nüüd selles uues maailmas, selles kuningriigi maailmas positsioonidele tõusen, kuidas ma siin võimu saan. Vaata, piiblis on ju seal Apostlite tegudes on näited, on see nõide lüümas ja kes seal on need sellised negatiivsed näited, eks. Vaata, mõlemal juhul ma seda ühte ei mäleta, kas see, kes seal vastu pani, aga seal, kus Philippus läks Samaarias, seal oli keegi, kes oli võimutsenud linnas ja kes oli hoidnud inimesi oma kontrolli ja oma mõju all. Ja kui ta nägi, mida apostlid teevad, ta ju võttis usu vastu. Ta ju tuli koguduse sekka, ta ju ka sai aru, mis on tõde. Ta sai aru, et Kristus on tõde. Ta sai aru sellest uuest sõnumist ja ta lasi ennast ristida. Kas see oli nõid Siimon või? Ta sai ristitud. Seega ta ütles päästepalve, ta sai ristitud, ta oli koguduse keskel, aga vaata, mis tema sees oli alles. See ambitsioon siiski hoida kõik ohjad ja kontroll enda käes. Mitte lasta lahti, mitte tunnistada teiste inimeste vaba tahet ja õigust suveräänsusele, vaid see tahe tema sees, et ma ei anna ära kontrolli, ma ei anna ära seda, et mina pean teadma, mis toimub ja mina pean hoolitsema selle eest, et kõik see toimub nii, nagu mina ütlen. Ta ei andnud seda ära ja kui ta nägi, kuidas apostlid palvetavad inimeste eest ja need saavad täis püha vaimu ja rõõmu. Mis sa arvad, mida inimesed täna kõige enam vajavad? Nad vajavad seda vabadust ja nad vajavad rõõmu. Aga mida see tähendab, kui sinul on võim anda inimestele rõõmu käte peale panemisega? See tähendab raha. See tähendab positsiooni kindlustamist. See tähendab, et nii nagu vanas maailmas tulid inimesed sinu juurde, et nõu ja abi saada. Nüüd mina olen päästetud, ma tulen kogudusse. Vau, kui mina saan panna käsi peale ja anda püha vaimu ja rõõmu, see tähendab, kõik jätkub nagu enne. Inimesed endiselt tulevad ja nii-öelda kummardavad minu jalge ees. Vaata sellel päästetud ja ristitud Siimonal, tal oli seesama suhtumine alles. Et ikkagi ma kogun lambaid enda ümber. Ta ei olnud murtud. See vaim, see vana Aadama vaim, mis alati võitleb ja sõdib ainult iseenda huvide eest kõigepealt. Et kindlustada oma kaitse, oma positsioon, oma turvalisus, oma sissetulek, ühesõnaga teha enda ümber kindlus. See on alles inimeses. Siimonas oli see alles ja vaata, ta tuli ju, kuulge, Siimon ei kujutanud ju ettegi, mis tegelikult need kuningriigi mängureeglid on, sest ta ei teinud seda salaja, vaid ta läks otse täiesti siiralt ja apostlite juurde ja ütles, näed, raha, ma annan teile raha, nii palju raha, ma annan teile suure ohvrianni teie teenistuse jaoks, aga andke mulle see võidmine, andke mulle topeltvõidmine, eks ole, pange mulle käed peale, andke mulle see võim, et teie lähete edasi, siis olen mina nüüd see, kes jääb selleks, kes paneb käsi peale ja annab inimestele rõõmu ja profeteerib ja kõik. Ta ei oodanud ju seda, et ta saab sõimata. On ju? Nii et vaadake, ma mõtlen praegu, et kui see, mul ei ole kahjuks võimalik seda peatükki siin otsida praegu, eks te otsige ise, kus seal see Philippus Samaariasse läheb ja sealt edasi. Ta oli totaalselt siiras ja ta arvas, et see ongi see mängu nimi ja see läheb läbi. On ju? Näed, ma toon teile raha ja teie ordineerige mind nüüd siin linnas endiselt edasi selleks, kes kontrollib tervet linna, tervet kogudust. Ja ta ei kujutanud uneski ette, et apostlid ta läbi sõimavad, sest vanas maailmas see niimoodi käis, käsi peseb kätt. Mina annan sulle raha, sina ordineerid mind ametisse. Ma ju pakun ennast ise vabatahtlikuks, aga see ei olnud ju see, kuidas püha vaim koguduse vanemaid seab, on ju. Ja muidugi, eks siis see Siimon sai kõva üllatuse osaliseks, et kui apostlid tal nii-öelda
noh, kõrvad tuliseks tegid, eks, ja seal oli väga ränk hoiatus sellele hundile temas. Nii et vaadake, inimene võib ise saada oma staatuse poolest lambaks, ta tuleb kogudusse, ta on koguduse liige, ta on ristitud, ta on öelnud päästepalve, ta ülistab koos kogudusega, ta võib-olla mängib isegi kitarri, ta on võib-olla ülistuses seal, ta võib-olla võtab ohvriandi üles, ta ütleb teateid, ta on võib-olla väga tähtis seal. Aga hunt temas ehk maailm temas, maailma vaim temas ei ole võimupositsiooni Kristusele veel loovutanud. Ta ei ole lasknud Jeesusel tõusta troonile oma südames. Suuga küll, jah, ütleb issand, issand, aga südames ei ole Kain troonilt maha tulnud veel. Ja vot see on see reaalsus, millega me peame tegemist tegema, mitte ainult teiste puhul, vaid ka iseenda sees. Kas sa oled tundnud vahel, et kui keegi käib sulle närvidele koguduses, no mida sa õitsed siin, no mida sa kogu aeg särad siin, mida sa kogu aeg oled nii heas tujus, miks sul kõik nii hästi on kogu aeg, minul on küll nii raske. Ja sa võib-olla ei kannata liiga rõõmsaid inimesi, sa võib-olla ei kannata inimesi, kes on nii siirad ja armastavad Jeesust ja räägivad, et kõik läheb hästi ja Jumal on hea ja vahel võid sa kogeda oma enda seest, kuidas üks hunt võib tahta hüpata üles ja lihtsalt hammustada. Lihtsalt öelda pahasti. Aga teine on võib-olla vast päästetud, teine on alles paar kuud päästetud ja sina oled siis temale see hunt, kes teda praegu hammustas lihtsalt oma pahast tujust. Nii et tegelikult seda hunti me peame valvama igas ühes, meis endis ka. Nii et kuidas kaitsta ennast siis haiget saamise eest? Tegelikult medali teine külg on see, et kuidas sa kaitsed teisi iseenda eest, kui sul paha tuju on. Kui sul on kade meel, kui sulle tundub, et sind on Jumal vääriti kohelnud, nii nagu vanemale vennale tundus, et isa on liiga helde, isa on liiga naiivne, ta laseb tagasi selle, kes on tagasi langenud, see noorem vend, kes ära läks. Miks sa ta kohe tagasi võtad? Miks sa teed näo, et kõik on korras? See vanem vend koges siiralt seda, et isa teeb ülekohut, isa ei tee õigusteks. Ja vahel võib-olla sinul on see tunne, et miks teised saavad, aga sind jäetakse nagu märkamata. Ja see võib ilmutada sinu sees, et oot, mis mõtted sul on? Kas sul on nüüd Kaini mõtted? Kas sul on nüüd kibeduse mõtted? Jakobuse kiri ütleb, et kui teie sees on kibedat kadedust ja riiakat meelt. Noh, kes ei ole tundnud endas riiakat meelt? Algusaegadel kas või, kui sa täna ei taha seda tunnistada. Aga vaata, mida Jakobus ütleb, kui teie südames on sellist kibedat kriuksu, et Jumal nagu, miks sa minuga nii ei tee nagu teistega või miks mina rohkem kannatama pean kui teised või. Ja kui sul tuleb see riiakas meel või tahtmine õiendada või oma joru ajada, siis Jakobus ütleb, see tarkus ei ole tuvitarkus. See ei ole ülalt päriv tarkus, vaid see on muldne, see on maine ja see on kurjast vaimust pärit. Nii et mina tegelikult praegu, see hoiatus on tore ja me võtame, et ja, ma tean täpselt, keda Alik mõtles ja ma tean hunte, ma tean ja ongi hundid. Aga ma võib-olla niimoodi ei lahutaks seda selliselt vertikaalselt paremale ja vasakule täna hundid ja lambad. Ühed on ühel pool, teised teisel pool. Vaid ma pean tegelikult teile rääkima midagi, näed, ja mul ongi mõni minut aega praegu rääkida, mida mõned päevad tagasi üks hommik Jumal mulle näitas. Ärkamise peal, just siis, kui sa oled ärkvel, aga mitte veel täiesti nii, et sa tahaks välja tulla voodist. Siis on su vaim on nii ärkvel, keha on veel nagu
öös, aga su vaim on täiesti ärkvel ja avatud ja Jumala vaim räägib kõige enam sellistel hetkedel, minule vähemalt, just sellisel ärkamise ajal või enne ärkamist, kus ta isegi täiesti häälega räägib, ta ütleb mulle terveid lauseid, ta näitab pilte ja vahel ta on isegi rääkinud pikki seletusi millegi kohta, sest mu vaim on ärkvel. Ja siin mõned päevad tagasi Jumal näitas mulle erinevaid, ta näitas nagu nädalapäevades, vaadake, kunagi olid kooli ajal olid päevikud ja ta näitas nagu nädalapäevade kohal, aga igas selles lahtris oli vastandamine. Esimeses sellises lahtris, ütleme näiteks kolmapäeva koha peal, olid vastandatud näiteks Jehoova tunnistajad ja meie, kes me oleme õiges õpetuses. Saate aru? Vastandamine, parem ja vasak. Siis neljapäevas oli seal vastandatud, olid nagu rassid ja rahvad, rahvusrühmad. Et meie oleme näiteks valged lääne inimesed, valged eurooplased, teised on kolmas maailm, värvilised, mustad, mis iganes nad on sellised. Aga meie, vaata, see on must ja valge, eks, meie oleme need head, õiged, targad, kristlikud rahvad, me oleme need head. Ja siis on see teine pool, kes on kõik valed. Jälle selline lahutamine, parem, vasak. Ja seal reedese päeva peal olid üksikisikute vahel. Mina ja tema. Ka ütleme omaenda rahva sees, ütleme kas või parteiline jaotus või koguduslik jaotus, või koguduses sees, ühesõnaga, ja ta näitas mulle selliseid jaotusi, et nagu sellised ülevalt lõigatud ülevalt alla, niimoodi tuleb see vertikaalne joon, üks on paremal pool, teine on vasakul pool. Ja Jumal ütles, et teie jagate inimesi kahte lehte, kas nahavärvi, rassilise või mingi muu kuuluvuse alusel, rahvustunnuste alusel või usutunnistuse alusel. Te jagate nagu, et tema on vale. Kõik need, kes on seal koguduses, on valed. Kõik, kes on meie koguduses, juba sellepärast on õiged, et nad on meie koguduses. Ja ka Jumal näitas, kuidas mina teid näen. Ja tema näeb horisontaalselt. Tema joon jookseb horisontaalselt keskelt läbi kõigist inimestest. Ja ta näitas, kuidas tema vaatab iga inimest. Olgu see Jehoova tunnistaja, olgu see või teine. Tema näeb inimest, iga inimest must ja valge. Mitte üks inimene on must, teine valge, vaid ta näeb igas inimeses, missugune mõõt on, kui palju on temas valge, kui palju on must, kui palju on see, mis peegeldab Jumala sarnasust, mis kannab Jumala palet, mis on Jumala vaimu mõtteviisiga kooskõlas, mis on rahus, mis on armastuses, mis on harmoonias, mis on kaastundes. Kõik see on kõik valge, aga igas inimeses on osa, mis on must, millega Jumal ei ole nõus. Ja ta näitas, et niimoodi ta ütleski, teie jagate inimesi paremalt vasakule, must ja valge, hea ja halb, hea ja kuri, meie oma ja võõras. Aga Jumal ütles, mina vaatan iga ühte teist nagu horisontaalselt ülevalt alla, kus on igas inimeses, mis on hea, igas inimeses, mis on halb, millega ta nõus ei ole. Näete, kui erinev see on. Ta võib minna sinna samasse Jehoova tunnistajate kogudusse näiteks. Ta võib teada väga palju väga häid, siiraid inimesi, kes armastavad teisi, hoolitsevad nende eest, tunnevad kaasa, näitavad halastust
jah, üks osa nendest on see, et nad on hakanud uskuma ühte mingisugust valefragmenti, nad on kogu selle Jumala armastuse, Jumala otsimisega, nad ei ole ära tundnud, et üks osa sellest õpetusest on vale. Jumal näeb temas nii palju head ja siis on üks see osa vale kalv, mis on nagu must, mis on nagu vaja, peab ka valgeks muutuma. Aga ta näeb täpselt samamoodi ka meis, selles nii-öelda õiges koguduses, õiges kuuluvuses. Ta võib-olla näeb palju vähem seda valget mõnes. Võib-olla ta näeb, et väga vähe ongi üldse seda valget. Võib-olla on kõik ainult võim, ambitsioon, kurjus, kohtumõistmine, hukkamõistmine, halastamatus, armutus. Õiges koguduses, nii-öelda jutumärkides, saate aru? Nii et vot selline asi siia juurde, et hundid ja lambad. Jah, kui Jeesus läkitab meid välja, me peame olema teadlikud sellest, et me läheme kohtame maailmavaimu ja me läheme kohtame inimeste mineviku traumasid, nende väärkohtlemisi, teemasid, millega nad ei ole tegemist teinud. Vana Aadama loomusega nendes ja see võib meile vastu vahtimist anda ja see võib käituda väga alatult, see võib käituda meie suhtes ka nagu Juudas, kelle ka Jeesus välja saatis, kes ka tegi haigeid terves, ajas välja kurje vaime, keda Jeesus oli usaldanud koguduse raamatupidamisega. Kogu raha oli Juudase käes. Aga vaadake, mis Juudase sees peidus oli, kusjuures jüngrid keegi seda ei näinud. Jüngrid arvasid, et see fakt ise, et Jeesus valis Juudase 12 hulka, on garantii, et Juudas peab olema õige mees. Kas meie ka arvame seda, et kui keegi on meie koguduse liige, meie hulgas, tuleb meie sekka, see on garantii, et ta on õige. Kui Juudas suutis üllatada, suudame võib-olla ka meie, suudavad meie õed-vennad. Nii et kui Jeesus meid läkitab, teda esindama ükskõik mis kontekstis, olgu see koguduslik maailm, olgu see maailmalik maailm, me peame arvestama sellega, et meil on iga päev vaja tegemist teha vana Aadamaga iseendas, et me ei löö vastu, et me ei sõima, et me ei hammusta, et me ei kadetse, et me ei kibestu, et me ei reageeri, et meie ise ei ilmuta hundiloomust. Ja samas me peame endale andma aru, et teises inimeses võib ühel hetkel on see surve, nupule vajutamine liiga tugev ja see, mis ta sulle sealt vastu ütleb, ära ole üllatunud. Jah, on tõsiselt, ütleme, on täiesti omaette kategooria, kelle eest piibel hoiatab, Paulus hoiatab, on need, kes tulevadki sisse või tõusevadki. Paulus ütleb, teie endi seast tõusevad hundid, kes karjale armu ei anna, kes viivad lambaid enda järel ära. On need, kes teevad seda puhtalt ainult kasuahnusest, ärategemise tahtmisest, eneseteostusest ja on need, kes ei kavatsegi meelt parandada. Sa võid kohtuda temaga 20-30 aastat hiljem. Sa oled talle kõik andeks andnud. Sa oled unustanud selle. Sa eeldad, et ka tema on muutunud paremaks. Ta on nüüd vanem, ta on äkki mõistlikum. Sa lähed ja avad oma südame talle. Üllatus, üllatus. Ta on muutunud veel hullemaks, kui ta oli 20 või 30 aastat tagasi. Nii et see on see, mis on see tänane manitsus. Olgem targad, olgem arukad, sinu vaimu teristamise and, sinu inimese tundmise and. Ära pane seda naiivsena ära. See, et sa oled kristlane, ei tähenda, et kõik on nüüd hästi ja kõik sinu ümber on ainult head lambad. Sa võid ise ennast üllatada, sa võid ise teisi üllatada ja sinu ümber on inimesed, kes võivad iga päev sind üllatada. Ainukene,
kes sulle pettumust ei valmista, on Jeesus Kristus. Ja vot tema on see tugi. Ja väga huvitav oli see, kuidas Aalik tõi välja selle tugi aspekti. Kas pole? Mina ei ole kunagi seda niimoodi seostanud, et kui Jeesus ütleb, et olge tasased, olge leebed, olge puhtad, olge malbed, olge rahus nagu tuvid, süütud ja puhtad, sina oled rahus nagu tuvi, et ta seostab seda püha vaimuga. Sina ole täis püha vaimu. Sina kanna püha vaimu mõtteviisi, sest mis on, ta ütleb, et mis on Jumala riik, et see on õigsus, rahu ja rõõm pühas vaimus. See on kuningriik. Kuidas sina oled kuningriigis ja kuidas sa esindad kuningriiki, kui sa oled täis püha vaimu, sest püha vaim täidab sind rahu ja rõõmuga, usuga, õigsusega. Ja siin on see, mis Jeesus toobki, et te peate olema targad, intelligentsed, arukad, mitte naiivsed ja rumalad. Siis te saategi kogu aeg pauke ja olete solvunud ja ütlete, et need kristlased ongi sellised ja lähete kogudusest ära, et need kristlased. Kui sa seda ütled, siis sa oled rumal ja naiivne algusest peale. Mida sa siis mõtlesid? Eks? Aga ta ütleb, olge tasased nagu tuvid, mis tähendab, hoia ennast püha vaimu mõtteviisis ja püha vaimu rahus. Isegi kui keegi sulle vastu põske lööb, ära löö vastu, keera talle teine. Kui keegi sind hammustab, ära hammusta vastu, vaid ütle, kallis, kes on sulle niimoodi haiget teinud? Ma näen, keegi on sulle väga haiget teinud. Kas ma tohin su eest palvetada? Vaata ju, armastus võidab kõik. Vahel on see, et kui kellegi sees see hunt ennast ilmutab, vahel on kõik, mis talle vaja on, et keegi mõistab teda, et keegi on, kes ei reageeri vastu, et keegi on, kes vaatab talle lamba tuvi silmadega otsa ja ütleb, kallis, ma näen, sul on probleem. Sa oled katki. Luba, ma palvetan su eest. Või sa tahad minuga rääkida, mis juhtus. Ja tegelikult võib-olla see hunt murdub ja sünnib üks lammas. Nii et võt sellised mõtted täna ja väga huvitav teema, eks ole, täiesti mitte väga haliku moodi. Ta on vist nende, ma ei tea, 5-6 aasta jooksul, mis meil need hommikupalved on, ta on vist 1 või 2 korda midagi sellist teemat üldse toonud. Talle meeldivad ka rõõmsad teemad, aga meil on siin viimasel ajal olnud kokkupuuteid selliste tegelastega ja ta, mainis ka oma koguduses kedagi, kes kutsus lambaid enda juurde ja tahtis ka keegi olla, keegi suur prohvet, eks. Ja mida ta siis prohveteeris? Nii et lambad olid pärast verised ja katki ja tulid määgides pastori juurde, et ma olen hirmu all. Et me ei tohi olla naiivsed. Inimesed võivad meid üllatada, nii nagu me ise võime ennast üllatada. Kogu aeg peame olema targad ja hoidma ennast pühas vaimus Jeesuse nimel. Aga paneme selle palvesse, jah, Õnnes? Korraks lihtsalt, et mul on jäänud mulje, et ütleme nii, tavaline kristlaskond arvab, et lammas hundi nahas, hunt lambanahas on koguduse pastor. Aga Jeesus ütles väga selgelt, et lammaste sekka, mis tähendab, aga kui inimeste valvsus on pastori suhtes või prohveti suhtes, siis see löök, see hammustus võib tulla tegelikult tema paremal või vasakul käel oleva inimese seest. Ja ta ei oota. Seda laksu ta ei oota. Inimesed ootavad pigem nagu pastorit, et vaata, sest et kui ma vaatan neid YouTube'is niimoodi, siis alati need paljastamised on pastorite suhtes, et vaata hunt lambanahas. Aga pigem on nagu meil on nagu tavalisemaks saanud see, et karjane paneb endale lambanaha selga
et olla lammastega ühtemoodi, olla neile meelepärane, rääkida, mis neile sobib, et nad ei pahanduks ja niimoodi. Ja siis, kui inimesed valvsus on pastori suhtes, siis see löök või see hammustus võibki tulla tegelikult inimese poolt, keda sa ei oota. Aga Jeesus ütles väga selgelt, et ma läkitan teid lammaste sekka, kes on nii-öelda, kelle sees on hunt, mis tähendab, et tavaliikmete, tavainimeste sekka, kes on nagu koguduses. ja see võib tulla su oma palvegrupis, et kõik on tore, kõik on armas ja millegipärast sa avastad, et sinu oma kodugrupis, rakugrupis, palvegrupis, osadusgrupis on keegi, kes sind ei salli. Ja tal on kogu aeg mingeid torkeid võib-olla, hoiab sul silma peal, eks. Aalik rääkis ka, et keegi koguduses, kes tuli, kes hakkas oma koju kutsuma inimesi ja tegelikult oli hunt lamba nahas, eks ole. Et jah, see on väga hea mõte, Hannes, mis sa tõid, see on tõesti tõsi, et kui me vaatame ainult neid YouTube'i asju, siis meil on tunne, et need hundid on seal üleval otsas, hoopiski mitte, see võib olla nii, et võib-olla pastor on ise lammas, kes ei tunne ära hunti oma paremal käel, kes teda töötleb või kontrollib või just nimelt, et võib-olla tema selja taga kahjustab, hävitab, haavab lambaid. Et siin on omaette teemad, on ka see Iisabeli vaimu teema, eks ole, kes on kõige ustavam, kõige abivalmim näo ees. Aga see, mis ta seal selja taga teostab, see on hoopis midagi muud. Nii et sellest kõigest me peame endale aru andma, aga algas see kõik ju Edenist. Algas see kõik sellest, kui inimene ei käinud enam kogu oma südamega, kogu oma vaimu, hinge ja ihuga, ta ei käinud enam Jumalaga. Ja see koht, mis on Jumalast lahutatud, need halad, need piirkonnad, need valdkonnad meie hinges on pimedad. Seal, kus valgus ei paista nendel hingealadel, need on pimedad alad. Ja see, mis pimedas elab, sa ei tea ise ka, mis pimedas elab. Nii et palvetagem, et Jumala valgus valgustaks meie kõikide pimedaid hingealasid, sest me ei taha ka iseennast üllatada ja me ei taha kindlasti kohtupäeval kuulda Jeesuse käest, et see, mida ma oma suures õigsuses ja oma õiguses tegin, mulle öeldakse, et sa olid hunt lammaste seas. Aga ma tegin kõik õigesti ju. Ma tahtsin ju ainult head. Me keegi ei taha kuulda selliseid asju. Nii et otsime Jumalat. Otsime tema valgust, tema sõna on lamp. Ja laseme sõnal ennast läbi valgustada, nii nagu ma tsiteerisin seda Jaakobuse kirja, kus ta ütleb, et kui teie südames on kibedat kadedust ja riiakat meelt, siis on see muldne maine ja kurjast vaimust pärit tarkus. See tarkus, mis ajab oma pead ülesse nagu orksu sees, selline terav ja torkiv ja kuri tarkus. Ta ütleb, kus see pärit on ja sellega on vaja ka tegemist teha. Nii et palume, et püha vaim valgustaks meie kõigi pimedaid hingealasid, neid soppe, millega me ei ole tegemist teinud, neid nurgataguseid, kuhu Jumala sõna valgus ei ole veel jõudnud ja teeme eestpalveid teiste ees, kes ise seda enda suhtes ka samuti ei näe. Ja kindlasti palvetame koguduse eest, lammaste eest, ka kaitseks nende eest, kes on päriselt läbini kiskjatundid ja kelles ei olegi midagi head. Nii et vot sellised teemad ja mõtted täna. Kes on nõus selle palvesse panema? Armas isa, sina oled see, kes tegelikult tunneb inimeste südameid. Ja me näeme mõnikord pealiskaudselt, ei taha iseendid vaadata. Aga palume isa, et sa annaksid meile armu, et me julgeksime vaadata ja tahaksime tunnistada kõigepealt omad üleastumised. Et me tõesti tahaksime näha, mis on meie sees. Et sina võiksid meid päriselt puhtaks teha. Ja isa tõesti, kui me teame neid inimesi, kes on teinud kurja koguduse keskel, aga nad on teinud ka head, siis tõesti, isa, sina oleksid nende ligi. Et see hea, mis neis on, võiks tulla tõeliselt esile ja saada võidu selle üle,
mis on pimedust seal sees. Et tõesti, isa, need haavad, mis nad on tekitanud, võiksid paraneda. Võiksid paraneda ka need haavad, mis on nende endi sees ja need haavad, mis on meie sees. Sest tõesti, isa, ei ole kedagi, kes oleks täiesti puhas ja plekitu. Me kõik oleme pattu teinud ja ilma jäänud sinu kirkusest. Palume, isa, tõesti, et sa taastaksid meid, et sa aitaksid meil olla ausad sinu ees, ausad iseenda ees ja ausad teiste ees. Ja isa, tõesti, sinu halastus tulgu meie peale. Sinu tarkus olgu meie südames ja sinu vaim elagu meie sees. Et me võiksime eristada, et me võiksime olla ka julged ütlema, aga tasaduses ja armastuses. Et me tõesti kedagi veel rohkem katki ei tee, kui ta võib-olla juba on, vaid vastupidi, aitaksime kaasa tervenemisele, nii nagu me ise vajame plaastreid ja tervenemist. Ja luba meil iga inimest näha sinu silmadega, mitte oma lihalike silmadega, vaid nende vaimulike silmadega, mille sina oled meie sisse andnud. Mõista vaimuliku südamega ja kuulda vaimulike kõrvadega. Palume seda isa Jeesuse nimel. Aamen. Aamen. Me oleme saanud täna hea osa ja lähme nende mõtetega ja üksjagu alandlikumana, aga ka samas manitsetuna valvsusele, tarkusele, arukusele, mõistmisele, et me ei oleks naiivsed, siis ei ole ka neid hingehaavu nii palju vaja saada. Aga õnnistame seda nädalat ja kohtume jälle. Nägemisi.